Esmajoones ma tutvustaks ennast kui pereisa ja abielumees. Teiseks ma ütleks enda kohta osteopaat. Võib-olla täpsem oleks siis tudengosteopaat, sest ma natukene ikka veel õpin. Lisaks olen ma natuke pedagoog, pedagoogika pedant. Ma võtsin samal ajal osteopaatiga koos, erialaks veel alushariduse pedagoogika, lootuses, et need kaks hakkavad mind mingil hetkel toetama. Üldse inimesena olen keegi, kes tahab mõista nii iseennast kui teisi inimesi. Ja kui ma oma isiksust kirjeldan, siis ma vahepeal ütlen enda kohta, et ma olen mulk. Minu osteopaatia lugu on tugevalt seotud minu perekonnaga. See algas minu isast, kes käis õppimas osteopaatiat Peterburis koos Eesti seltskonnaga, kuhu kuulusid 5 inimest. Igatahes tema käis selle kooli ära, tuli Eesti tagasi, aga ta ei hakanud seda praktiseerima. Järgmisena oli minu vanem õde, kes oli siis Eesti koolkonna õpilane. Sai paberid kätte ja peale seda otsustasin mina tulla. Aga minu tulek oli siuke veider. Nimelt ma olin haige. Ma olin tugevalt haige ja probleemiks oli mul pimesoole operatsiooni järel tekkinud kõhuvalu, oleks nagu pehme öelda, kõhukrambid, mis segasid mul elamist tugevalt. Ja ma mäletan väga hästi, kuidas lapsepõlves mind toodi siia Tallinnasse osteopaatia akadeemia all töötavasse osteopaatia kliinikusse. Ja kuidas minuga seal lapsena tööd tehti. Ma mäletan veel, et kuna ma olen mulk, siis mul oli täpselt sama kaugele sõita Riiga, Lätti, ja kuidas ma seal osteopaatide juures käisin. Ja see tõttu, kuna perearsti tabletid ja valuvaigistid mind ei aitanud, aga aitas osteopaatiline sekkumine, siis ma sain aru, et midagi selles on, juba väiksena. Ja kuna see oli mu perekonnast tuttav, siis mul huvi suurenes. Kuniks peale gümnaasiumit oli mul kohe kiire tulek siia. Kui oleks nüüd poliitiliselt korrektne, siis Eestis on osteopaatia holistiline manuaalteraapia. Ehk siis manuaalteraapia, mis on hästi lai. Kui võtta seda välismaa kontekstis, siis välismaal võib öelda, et osteopaat on tervishoiutöötaja, kes tegeleb haiguste ja kehaprobleemidega läbi spetsiifiliste manuaalsete võtete ja tehnikate. Ja minu enda vaade, mul on varem ja uuem vaade, on see, et osteopaat on keegi, kes annab sulle oma aja ja kuulab sind ja kuulab sinu keha. Vanem vaade oli see, et ma nimetasin, et osteopaat on manipulaator. Keegi, kes lihtsalt õpib sind võimalikult hästi manipuleerima, spetsiifiliselt sinu enda keha. Vahepeal nad töötavad mõistusega ka, aga põhiliselt nad manipuleerivad sind läbi sinu keha selle jaoks, et ikkagi positiivset tulemust saada. Osteopaatia pühendub rohkem ja kuulab rohkem. Ta proovib võtta laiemat haaret teatud kehaseisunditele ja keskendub sellele rohkem. Et olenevalt probleemist osteopaat proovib leida tegelikult kõige parema viisi selle kehalise seisundit toetamiseks. Sest me ei ravi, vaid me toetame keha iseseisvat võimet ennast korda sättida, teisisõnu ravida. Ja minu silmis see, et osteopaatia ajab oma õpinguid hästi laiaks, ühtepidi hästi keeruliseks, aga suureks, see muudab ta erinevaks küropraktikast või füsioteraapiast, kus see on natuke kitsam ja ei keskendu nii paljudele kehatasanditele. Vist kõik. Ma ei oska midagi nii täpselt öelda, aga minu jaoks kõik osteopaatia juures on huvitav.
isegi see positiivne stress, et kui palju, mitte et ma pean, vaid kui palju ma saan õppida ja kui lõputu see õppimine on. Kui miski puutub inimkehasse, siis seda sa võid õppida kuni surmani. Et see, kui palju ma saan oma vaadet igapäevaselt muuta, kui palju ma saan hakata inimesi teise pilguga vaatama, võib-olla veel kõige rohkem, kuidas ma saan ise endast aru, oma seisunditest, oma probleemidest, oma valudest. See tekitab põnevust, et ma saan iseendast paremini aru ja kui ma olen midagi iseenda puhul ära õppinud, aru saanud, miks ta nii töötab või miks ta üldse nii on, ja tekib keegi inimene, kellele ma saan oma lugu jagada, võib-olla isegi teda aidata, see on puhas rõõm. See tekitabki seda elevust. Statistiliselt on mul kõige rohkem seljavalu probleemidega inimesi, kes tulevad seljavaluga, aga tihtipeale on ta siis kas lihaseline probleem, psoaslihas, duramaater, mis on seljaaju sees, seljaaju väljas, selgroo sees, sabakont või mõni muu probleem. Aga tihtipeale suurem osa inimesi on seljavaludega, lihtsalt neil põhjustajad on erinevad. Ja teine grupeering on lapsed, et koolikute ja käitumisraskuste ja erinevate probleemidega lapsed. Ma arvan, et see on sellest, et ma pedagoogikit õpin, see hakkas neid minu juurde tooma. Inimesed hakkavad vaikselt ise otsima viise oma tervisega tegeleda või aru saada oma tervisest, tervislikust seisundist. Ja läbi selle paljud on jõudnud selleni, et kas nüüd alternatiivseid meetodeid vaadata, vaid et vaadata oma tervist ja heaolu läbi teise pilgu. Siis on jõutud osteopaatiani. Aga kuidas seda laiendada, kindlasti on vaja Eesti palju rohkem osteopaate. Praegu neid ei ole palju, litsentseeritud on umbes 30 tükki. Ja seda on Eesti kohta vähe. Võiks jõuda selle hüüdlauseni, mis kuskil kõlas, et igale külale oma osteopaat. Siis inimesed juba, siis nad hakkavad märkama, siis tekib võimalus. Osteopaati õppimist või selle maitse saamiseks on Eestis juba päris mitu kohta. Et maitset juba saab, need kursused on. 2 sellisel hakkan mina ka klassi ees osa võtma. Üks on siuke, kus me pakume inimestele osteopaatia tehnikaid, seal ma annan tavalisi struktuuritehnikaid ja natuke ühe päeva annan ka kraniaalset osteopaatiat. Ja siis on meil ka kursuseid, kus antakse osteopaatia filosoofiat. Isegi sinna on mind juba kirja pandud. Ise tahtsin. Seal ma räägin konfliktoloogiast, elu vikerkaarest ja midagi oli veel keskkonna loomine, kuidas me saame luua oma keskkonda selle jaoks, et tegelikult ennast hästi tunda. Eestis on võimalik õppida ka täiesti litsentseeritud Euroopas kehtivat osteopaatia haridust ja olen hakanud selles kohas ka osteopaatia akadeemias TO osteopaatidele andma esimese kursuse tudengitele tunde. Nii funktsionaalset anatoomiat, strukturaalset osteopaatiat, minu lemmikteemat visuaalne anamnees ja isegi medtehnikaid, aga see kõik on alles algus, et ma tahan näha, kuhu see välja viib.